Nii, töötab. Pilt on ka olemas. Mina olen siis Taja, tulen sellisest digiettevõttest nagu Fractal. Mis on meie ülesanne on olla tegelikult sageli see esimene liin meie kliendi ja siis tema klientide vahel, ehk siis mina olen selline huvitav inimene, kes avab kõik kirjad, mis mulle postkasti tulevad, et mina olen see, kes ajab kõik statistikat sassi, kes ajab kõik graafikud imelikuks. Lihtsalt sellepärast, et mind alati huvitab, kuidas inimesed presenteerid oma sisu. Et see, millest siin täna nagu räägitud juba on, et mida kirjutada, kellele kirjutada, kuidas kirjutada, siis meie oleme põhimõtteliselt, meie disainerid oleme need inimesed, kes lõpuks pakendavad selle probleemi sellisesse pakendis, et kui inimene näiteks selle meili lahti teeb, siis ta ei pane seda kohe kinni, vaid ta jääb seda lugema. Sest küsimus ongi, disain ei ole lihtsalt nagu selline asja ilusaks tegemine, et pane siia ilus font, vali siia ilus värv taha, äkki paneme mingi foto ka. See on alati mingisugune probleemi lahendamine, mingisugune leidmine probleemile ja see on see, mida meie tegelikult iga päev teeme ja see on tegelikult üsna kasulik viis, kuidas vaadata ka uudiskirja. Ma armastan uudiskirja, ma armastan seda formaati, sellepärast, et see on ülimalt piiratud. Te ei saa sinna panna e-kaubamaja, flashi bännerit, te ei saa sinna panna muusikat taha mängima, et inimesel tekiks kohe mingisugune emotsioon. Teil on antud väga kitsas tulp, väga väike ala, kuhu midagi panna, piiratud tähelepanuvõimega inimene, kellel on võib-olla mailboxis veel 20 kirja, mis ta peab täna läbi lugema, ja see on see meeletult piiratud ala, kus teie peate nüüd oma sõnumiga temani jõudma, teda kütkestama ja ühele disainerile ei paku nagu mitte midagi rohkemat naudingut kui see, et sul on nagu ülimalt piiratud probleem, mille sa leiad siis lahenduse. Mul on hästi palju praktilisi näiteid ka, aga on olemas mingisugused sellised väga lihtsad, selged põhimõtted. Kui te hakkate ise uudiskirja disaini tegema, kui te hakkate mõned agentuurid tellima, kui te mõtlete, et mida üldse vaadata, et kas see peab olema ilus või midagi, siis tegelikult esimene asi on puhtalt lihtsus. Ehk siis küsimus on nagu selles, et täpselt samamoodi nagu eelkõneleja rääkis teksti lihtsusest, siis sama kehtib ka nagu disaini puhul. Ehk siis, et tegelikult on olemas ühe inimese peas ja ei ole tegelikult vahet, kas ta nüüd külastab veebilehte, kas ta loeb Facebookist midagi, kas ta sai teie uudiskirja kätte, on olemas need 3 küsimust. Et kes sa oled? On selline kõige tavalisem esimene küsimus, mis sul tekib, kui uudiskirja lahti teha, ehk siis, kellelt ma selle meili sain? Kui ma pean kohe alguses hakkama nuputama, et kellelt see fantastiline rehvi pakkumine tuleb või miks mulle kirjutatakse sellest jogurtist, siis see on esimene selline kasutajablokk, kus tekibki nagu selline halvem emotsioon. Ehk siis ma pean hakkama mõistatama, mul on niigi kiire, hakatakse mulle jälle midagi müüma, ma isegi ei tea, kes see on. Oleks vähemalt viisakas ennast tutvustada. Kas see on suurema firma puhul näiteks selline väike bränding, et ma näen, et lillad toonid, Elion või EMT, võib-olla midagi muud, mis juhib nagu tähelepanu sellele, et kes te olete, et te minuga räägite. Ja selle kohe järgi tulebki nagu see, et mida sa siis nagu mulle pakud. Et kui need 2 asja kohe disainis nagu ära öelda, siis me oleme nagu näinud seda, et kliendid võtavad nagu selliseid kirju palju paremini vastu. Ja see ei kehti ainult, ütleme nüüd e-mailidega, see kehtib ka tavalise veebiga. Sellised lihtsad baasvajadused on tegelikult need, millele tuleks nagu see asi üles ehitada. Loomulikult siin on alati erandeid, seal on mõttes, et turundus ja digimaailm on väga laia kirju, aga selline keskmine hea meil võiks nagu nendel alustel seista. Ja alati paratamatult nagu see küsimus, et kuidas ma seda saan, et jällegi ma olen väga tänulik eelkõnelejad, tõi väga palju häid näited, et samamoodi see pikk tekst Bordeaux veinidest, võib-olla ma olen juba müüdud, võib-olla mõtlen, et jaa, täpselt Bordeaux veini ma tahangi, näed, super, ma sain selle Bordeaux veini meili, selleks, et jõuda nüüd selleni, et ma vajutan kuhugi, ma tellin midagi, ma lähen edasi, võtan vastu mingisuguse otsuse, ma pean läbi ketrama veel hästi palju teksti, võib-olla mingid pilte ja nii edasi. Kui need 3 asja kohe kätte anda, siis te olete tegelikult juba nagu väga suure töö ära teinud ja disain, selline esteetiline disain, kõik värvid, kõik disainilahendused tulevad sinna automaatselt järgi. Teine asi, mis täna väga oluline on paindlikkus, et meil on siin täna ka räägitud mobiilidest, erinevatest seadmetest ja tegelikult see sama asi kehtib puhtalt disaini alal ka. Et ma toon nagu ühe näite, mis võib-olla avaneb tuhandetel inimestel üle Eesti,
See on keskmine ekraani suurus Eestis ikka veel, see on selline keskmine vaade, kuidas inimesed seda pilti näevad, selline Gmaili vaade, kus tuleb Eesti Posti uudiskiri lahti. Te näete tegelikult, kui vähe on siin ruumi selle uudiskirja jaoks, kui vähe infot esimese sekundiga kasutaja saab. Ma võin ka öelda, et siin all on veel rohkem seda infot, erinevaid pilte, tekste ja nii edasi, aga see on esimene asi, millega peab nagu arvestama, et inimestel ei ole nii suuri monitor kui näiteks nendel disaineritel, kes selle uudiskirja tegid. Et see on asi, mida mina pean iga päev arvestama, et mul on peaaegu telekamõõtu kuvar oma laua peal ja sellega ma asju teen ja siis, kui ma vahepeal teen endale niimoodi selle reality checki ja vaatan seda tavalise ekraani pealt, siis ma saan aru, et okei, ma pean tagasi minema selle ümber tegema nii, et ka normaalsed inimesed seda ilusti näeksid. Ja see on teine asi, et tihti, nagu kui te vaatate näiteks kasutate ükskõik missugust uudiskirjamootorid, et kas see on Mailbow või see on mõni konkurent, siis seal ka alati nagu vaadake neid asju kuidagi nagu päris maailmast läbi. Et ma natuke tutvusin siin väljas ja soovitan teilgi vaadata Mailbow nagu uut versiooni, kus on nagu sellega juba kõvasti nagu tööd tehtud, aga kui te kasutate midagi muud või kui te saate nagu selle uudiskirja disainerilt kätte ilusti sellises mustal taustal, selline ilus kitsas tulp, siis pange see korraks sellisesse vaatesse sisse ja vaadake, et mis sealt tuleb. Ja teine asi loomulikult, millest meil üle ümber on tavaline mobiil. See protsent kehtib tegelikult igal pool üle maailma, mis siin enne välja toodi, et kas see on 20 või 28 või midagi sellist, ja ennustatakse, et kuskil selle aasta lõpuks, tegelikult võib-olla järgmise aasta alguseks, juba selliseid inimesi, kes kasutavad interneti mobiilis, on rohkem kui neid kasutavad seda, kes seda teevad arvutis. Ehk siis loetakse rohkem meile juba mobiilis, kui tehakse seda arvutis, käekse Facebookis, loetakse uudiseid, et inimesed lihtsalt liiguvad järjest rohkem ja rohkem mobiili üle. Siin on näha nagu seesama Eesti Posti uudiskiri, natuke illustratiivselt, kuidas see uudiskiri näeb välja mobiilis. Minu selja taga 6 meetri suuruselt tundub, et see on ju isegi täitsa okei, et seda on võimalik lugeda, aga kui te võtaksite sama uudiskirja mobiilis lahti, sellisel kujul nagu Post on selle teile saatnud ja võib-olla paneksite siia juurde mõne menüüriba ja nii edasi, siis te näete, et see on täiesti kasutu meil, see rändab kohe postkasti, mis siis, et sellega on vaeva nähtud, mis siis, et see on võrdlemisi ilus esteetiliselt välja, siin on oranž bränd ilusti välja toodud, siin on fotosid ja nii edasi, aga mobiili pealt lugeda keegi ei viitsis nagu oma näppudega sinna sisse zoomida ja vaadata. Ehk siis nagu joonistubki välja 2 asja, esimene asi on see fold, ehk siis, et mis on see esimene asi, mida inimesed näevad. See näide, kus täpselt, et kui ma lähen siin 2 slaidi tagasi, et see on see esimene asi, mida keskmine inimene näeb ja siin oleks vaja nagu see kõige olulisem asi ära kommunikeerida. See foldi teema on olnud läbi aegade kogu aeg nagu selline keeruline, et korda öeldakse, et see fold on väga oluline, korda öeldakse, et ei, et pole hullu, et inimestele meeldib scrollida tegelikult ja nad jõuavad ka kirja lõppu. Siin on nagu tõtt mõlemas pooles, aga milleks riskida, kui teil on oluline sõnum, te olete seda palehigis välja mõelnud, kooskõlastanud, teinud turu-uuringuid, siis te raiskate seda sõnumi lihtsalt sellepärast ära, et te ei pane seda kohe tähtsale kohale kõige üles. Ja teine asi loomulikult siis see tõsiasi, et täna peavad olema kirjad sellised, et nad oleksid mobiilis ka täpselt sama ilusad, kui nad on suure lauaarvutil, iPadi peal, mis iganes. Et kui tuua nagu selliseid praktilisi statistilisi näitajaid, siis keskmiselt nagu on optimeerimata kirjadel see conversion või siis see, et nad oleksid edukad, et nende peale vajutatakse kuskil 30% väiksem. Ehk siis te kaotate automaatselt kolmandiku inimestest läbi selle, et ei ole mõelnud selle peale, kuidas need meilid näeksid välja mobiiliekraanil, väiksematel ekraanidel. Ja ma leian, et kui te saadate selle välja, ütleme näiteks selle 1000 inimesele, 10 000 inimesele, lihtsalt 3000 inimest või 300 inimest ära kaotada sellepärast, et teinud ühte liigutust juurde, on lühinägelik ja ma arvan, et seda on väga lihtne nagu vältida. Toon ühe näite ka, mis ma kohe esimesena leidsin, üks sama uudiskiri 2 erinevas formaadis. Ei mitte midagi keerulist, ei mitte midagi sellist, mida oleks vaja meeletult läbi mõelda, analüüsida. Täpselt see sama sisu, esimene versioon, suurem versioon avaneb hästi just nagu tavalistes arvutites, teine on mõeldud just mobiilidele. Siin on lahendusi mitmeid, et kui te ei ehita seda meili sisse, mida on tihti nagu väga keeruline teha, siis on alati võimalus, inimestel anda võimalus vaadata seda meili
oma brauseri aknas, ehk siis, et seesama Eesti Posti näide, kui see post saabub talle mailboxi, see ei näe normaalne välja, aga üleval on ilus selge link sellele, et seda on võimalik vaadata ka mobiiliversioonis, siis selline ta võikski välja näha. Sest vahe on jällegi ilmselgelt näha, et siin on sama meil näha selles mobiili nii-öelda vaates. Et jällegi nagu meeletult suur ekraan praegu siin minu selja taga, kõik näeb nagu väga hea välja, tegelikult lugeda on väga halb ja siin on selle sama asja nagu mobiiliversioon, kus asi on hoopis teine. Loomulikult ma pean näpuga natuke rohkem tööd tegema scrollimise mõttes, aga sisu on kõik olemas, sisu on kõik hästi loetav ja ma ei pea nagu mobiili ülilähedalt vaatama, et aru saada, mis siin siis täpselt kirjas on. Eks siis selline esimene asi nagu on lihtsus ja teine asi on täna juba paindlikkus, et möödas on need ajad, kus pooled inimesed kasutasid hot.ee-d ja pooled inimesed hotmaili ja see oli umbes nagu see maailm, millega pidi arvestama. Täna on nii meiliklient, erinevaid telefone, tahvelarvutid nii palju, et te peate üsna hoolikalt läbi mõtlema oma disaini selliselt, et see sinna peale ka sobiks. Ja lihtsus tegelikult on juba teie esimene selline trump seal. Kui te teete lihtsa kujunduse, lihtsa disaini, siis tegelikult teil ongi võimalus seda ka väga lihtsalt erinevatel seadmetel paindlikult näidata. Nüüd jõuame teise teemani, mis on siis pildid. Pole saladus, et inimestel meeldib pilte vaadata rohkem kui lugeda pikka teksti. Kus on probleem? Probleem on loomulikult selles, et väga suur protsent inimesi, potentsiaalseid kliente, näeb teie kirja esimest korda avades seda umbes niimoodi. Ehk siis mingil põhjusel ei ole pildid ära laadinud, kas need on mingisugused tehnilised põhjused, nad istuvad aeglase ühenduse taga, kas põhjus on näiteks selles, et nende meiliprogramm lihtsalt vaikimisi ei näitagi pilte. Neid põhjuseid võib veel olla, võib-olla teie serveris juhtus midagi ja neid pilte ei olegi kuskil internetis enam olemas. Ja ma võin garanteerida, et isegi kui mina iga kirja avan, siis selle kirjaga mina tihti enam rohkem nagu vaeva ei näe. Ja hinnanguliselt tegelikult kuskil pooled kuni 70% kasutajatest ongi sellised, kellel on pildid välja lülitatud, mis on tegelikult üsna hirmutav statistika. Kui me vaatame ilusaid uudiskirju näiteks, kui me vaatame selliseid fotode rikkaid, väga hoolsalt läbimõeldud, tõesti kauneid kunstiteoseid, mida me siin ka lõpus natuke vaatame, siis me tegelikult näeme, et kuskil pooled inimesed ei näegi seda pilti. Ja nüüd on küsimus, mida siis nemad näevad. Toon mõned sellised nagu halvad näited kõigepealt. Need on väga levinud näited, ma arvan, et te kõik ise ka selliseid näinud, et siin on näiteks üks selline uudiskiri, iseenesest ilus, kena, selge, puhas, kutsub vajutama, kui ma oleksin sihtrühm, siis me kindlasti oleks hea meel, ütleme, iga nädal, iga kuu selline meil saada, leida, mis on parimad pakkumised. Kui mul pilte ei ole, siis ma näen seda kirja niimoodi. Ja kogu see efekt, mis meil siin eelmises vaates oli, on põhimõtteliselt kadunud. Ja ma näen lihtsalt tegelikult sellist pilti ja see on tegelikult väga levinud viga, mis on igal pool tegelikult. Ja väga paljudes kirjades nii Eestis kui välismaal. Ja see on asi kindlasti, mille peale te peaksite mõtlema. Lahendusi tegelikult on, et on nii selliseid natukene avangardsemaid lahendusi, kui ka ongi selliseid traditsioonilisi lahendusi. Tegelikult ma soovitan nagu neisse kõikidesse vaadata. Et siin on üks moebrändi Veeb, kes siis müüb edasi, hästi populaarne Inglismaal müüb edasi siis erinevaid riidebrände. Asos saadab välja sellise uudiskirja. Ehk siis jällegi disaini mõttes väga kena, aga te näete kohe, et siin on väga palju fotosid ja küsimus on nüüd selles, et mis juhtub siis, kui neid fotosid enam ei ole. Siis see asi näeb välja selline. Ehk siis te näete, et on lihtsalt natukene nagu kavalust üles näidatud ja võimalikult palju asju tehtudki tekstiga ära. Et tekst ei kao kuhugi. Kui tekst läbi läheb, siis ta läheb läbi. Mõningal juhul võib-olla nagu HTML-i näidati, siis on olemas ka täiesti nagu plain tekstis see kiri seal lõpus olemas. Aga juhul, kui see läheb ilusti nagu läbi, siis inimesed ikka veel nagu näevad seda üldist pilti. Et siin on isegi natuke nagu nalja tehtud ja see kets tegelikult ka tekstiga kirjutatud. Niimoodi väga vanakooli stiilis. Aga ütleme, et efekt jällegi antakse edasi, ei kao ära kogu see uudiskiri lihtsalt sellepärast, et nüüd ütleme inimesel on pilte laaditud ja ma arvan, et isegi pakub nende inimestele natuke rohkem huvi kui lihtsalt selline segapudru. Lahendus 2 on tegelikult nüüd viimase ajal trend, mida ma olen päris palju näinud ja olen seda näinud ka kasutuses. Suur foto,
ega siin nagu polegi justkui midagi teha, kui seda fotot ei ole, siis seda fotot ei ole, näidata siia asemele teksti, et kuule, et kui sa meili halvasti näed, siis vajuta siia lingile, et vaata seda brauseris. Ma ei tea, kui palju te nagu tehniliselt uudiskirjade selle hingeeluga kursis olete, aga noh, vähegi keerukamad uudiskirjad ehitatakse tänapäeval tabelitega ja ega sellest nagu pääsu ei ole. Et see tehnoloogia suure tõenäosusega kuhugi suurte hüpetega edasi ei arene ja tabelid ongi nagu need, mille peale ehitatakse kogu see uudiskirja disain. Ehk siis, mis oli nagu selle kliendi lahendus siin, oligi kasutada lihtsalt tabeleid, et kui pilti ei ole, siis näidatakse neid tabeleid, mis selle pildi taga on, ja tabelitest moodustatakse selline pilt. Noh, loomulikult nagu see vahe on nagu selline üsna suur, aga taaskord, kui ma saan kirja kätte, mis näeb välja selline, ja tegelikult ma ühtegi teist pilti mitte kuskil ei näe, siis see on tegelikult juba jällegi väga suur edasiminek. Noh, siin on jällegi küsimus selles, et te peate mõtlema oma sihtrühma peale, te peate mõtlema oma brändi positsiooni peale, et nemad saavad enda seda lubada, sellepärast et nad on rohkem natuke nagu sellised moebränd, nad on rohkem võib-olla suhtlevad inimestega, kes sellise nagu ekstravagantse lahendusele on paremini vastu tulelikud. Te peate mõtlema läbi selle, kas see on nagu teie jaoks kõige parem lahendus. Aga kindlasti üks asi, mille peale mõelda. Aga tihti ei pea nagu nii keeruliseks minema, et on olemas ka tegelikult palju lihtsam lahendus minu jaoks, et sellistes olukordades, kus meil ei ole tegelikult mitte mingisuguseid pilte ja me tahame inimesele öelda, et juhul, kui sa ei näe uudiskirja korralikult, siis vajuta siia, näe asja ilusti, on olemas ka tegelikult selliseid üsna lihtsaid meetodeid, kuidas seda teha, et ma arvan, et see on päris hea näidis sellest, kuidas ei ole tehtud mingisuguseid vigureid, ei ole proovitud fontidega mängida, teha värvilisi tabeleid, vaid tegelikult elegantne, lihtne. Ma näen ilusti keskel kirjas, et tundub, et sa ei näe seda kirja hästi, vajuta siia ja see ei kao kuhugi mingisuguse imeliku kirju soga sisse ära, vaid see on kenasti nagu olemas. Ehk siis piltidega on probleeme. Kui neid pilte näha, siis te võite teha meeletud ilusaid uudiskirju, mis töötavad väga hästi, aga te peate lihtsalt arvestama, et pooled inimesed või isegi rohkem ei pruugi neid üldse näha. Ja te peate ka nende peale mõtlema, sellepärast et muidu teil on täpselt jällegi, te kaotate jälle 50% inimestest ja see lehter läheb järjest kitsamaks ja kitsamaks, kes üldse lõpuks selle kirja nagu niimoodi näeb, kuidas teie oma peast selle välja mõtlesite. Ja üks nurk sellele küsimusele veel on piltidele on tegelikult see, et ega siis pildid ei ole või fotod ei ole või illustratsioonid ei ole täna sellised absoluutselt kohustuslikud asjad. On võimalik väga häid asju teha ka lihtsalt tekstiga. Et näiteks üks näide, kus illustratsiooni kui sellist ongi ainult, ütleme siin üleval, kus on see ilus pilt ja kaardustekst, aga selle all on kõik puhas lihtsalt fondiga kirjutatud tekst. Kui midagi juhtub, siis värvid jäävad alles, fondid jäävad alles ja ma ütleks, et sellise väga fotopõhiste uudiskirjade kõrval on see jälle üks selline päris kaval lahendus, et siin ka eelmise kõneleja näites oli tegelikult see elektra.ee arvekiri oli väga kena. Kui see ülemine firmagraafik ära kaob, siis suurelt hea Taio Oja või hea Toomas Hendrik Ilves ei kao kuhugi ära, see on ikkagi sama suurelt olemas, sama värviliselt ja see efekt jääb ilusti alles. Et tekstiga on tegelikult võimalik väga palju mängida, et üks näide tegelikult ka Eestist, kus on olemas jällegi üks selline keskkonnaõiguse uudiskiri, mis on tegelikult selline hästi pikk, et siin on külje peal näha, kui pikk see uudiskiri tegelikult on, et noh, ma ei tea, võib-olla on inimesi, kes viitsivad selle kõik läbi scrollida, võib-olla ei ole, aga küsimus on selles, et nad on suutnud selle jällegi panna väga lihtsasse tekstipõhisesse formaati, samas see asi ei muutu igavaks. Et jällegi pilte, kui sellised on siin üsna vähe, on üleval logo, on vahepeal need mõned väikesed elemendid, kui need ära kaovad, siis tekst jääb endiselt ilusti alles. Aga see on kõik selline teooria pool ja see on see pool, mida tasub nagu meeles pidada. Aga lõpuks nagu miks tullakse meie juurde või miks minnakse mõne teise disainiagentuuri juurde või mis pannakse ülesandeks nagu sellistele disaineritele oma agentuuri sees või oma maja sees, on lõpuks ikkagi nagu see, et kuidas siis see asi võiks nagu ilus välja näha. Ja ma kogusin kokku mõned näited, mis mulle
endale on läbi aastate silma jäänud, mõned enamus nagu välismaalt, mõned asjad ka Eestist, ja need on üsna erinevad näited, need on näited nagu sellest, et kuidas võiks asju lahendada, et asju ei pea alati lahendama tegelikult nii, nagu kõik seda teevad. Esimene näide tegelikult ei ole üldse uus näide, võib-olla olete näinud ka, Apple niikuinii teeb kõike asju väga põhjalikult, väga ilusti, aga jällegi hea näide sellest, kuidas näidata kohe oma toodet, kohe rääkida, mis see on, vajuta nupule, sa saad selle toote ja ei olegi vaja rohkem pikka juttu rääkida. Ja te võite mõelda, et mis neil viga, et nad müüvad nii häid seadmeid, et kui mul oleks nii head seadmeid, siis samamoodi. Aga täpselt samamoodi nagu Bordeaux veiniga, te võite müüa ka hotdogi täpselt niimoodi. Kui te panete ilusa foto hotdogist, kas nüüd just südamekujuliselt, aga kuidagi teistmoodi hästi, kirjutate sinna lühikese teksti juurde, et maailma kõige maitsma hotdog, vajuti siia, et näha, kuidas seda saada. See on oluliselt parem, kui rääkida, eks ju, hotdogi ajaloost, panna üks väikene ruudukujuline pilt juurde ja lõppude lõpuks võib-olla see isegi ei tööta ka veel mingisugustes meiliklientides, et tootefotod on tegelikult nagu alati olnud väga olulisel kohal ja Eestis tehakse neid kahjuks väga-väga halvasti. Teine minu lemmiknäide, väga kallis bränd, eks ju, tahtsid näidata seda, et neil on olemas seda sama polo kümnetes erinevates värvitoonides. See ekraan on omade väikeste piirangutega, et ma saan näidata seda ülemist otsa ja kui ma enne rääkisin, et foldist ja kuidas inimesed scrollivad, siis kogu see meil oligi üles ehitatud sellele, et te näete siin külje peal ka, et kui pikk see meil tegelikult oli. Ehk siis te saate selle meili, kus on see valik suure riidekuhjana, te scrollite muudkui alla ja näete seda vikerkaare värvilist riietevirina enda silmadest ära ja lõpus on siis selline lihtne kopi ja call to action, mis siis viib sinna poodi seda konkreetset särki või seda konkreetset komplekti ostma. Taaskord, et oleks võinud teha teistmoodi, oleks võinud teha nii, nagu kõik teevad, paned lihtsalt ühe polosärgi, kirjutad sinna juurde, et me müüme seda 100 erinevas värvitoonis, aga nad valisid teistsuguse tee ja loomulikult kui te pilte ei näe, siis see meil kaotab kohe väga-väga palju oma sellisest mõjust, aga inimestele, kes seda pilti näevad, on see meeletult hea, ehk siis, et kui me pöördume korraks tagasi nagu selle eelmise jutu poole, siis disain on alati kompromissi küsimus, lihtsalt te peate mõtlema nagu selle peale, et mis kaalub mida üles, et mõnikord on lihtsalt, te olete olukorras, kus see efekt on väärt seda, et osad inimesed seda lihtsalt ei näe. Selle asemel, et saata inimestele välja väga turvalisi uudiskirju, mis avanevad igal pool ühtemoodi, aga samas ei kõneta mitte kedagi ja ei tekita mitte mingisugust emotsiooni. Üks näide Eestist, mille klient ma ise ka olen ja mis on mulle jätnud alati väga hea mulje just uudiskirjade poole pealt, on Season, kes Eestis müüb siis sarnaselt Asosele, müüb siis Eestis erinevaid moebrände, on siis selline e-kaubamaja, peaks olema maailmas kõige suurem e-kaubamaja, kes just Eesti kaupade valiku osas, Eesti moeloojate valiku osas ja nii edasi. Saadavad samuti suuri, ilusaid fotopõhilisi meile ja teevad seda väga efektiivselt. Pea iga nädal, kui me ei eksi, tuleb jällegi uus uudiskiri, kus on olemas suured tootepildid, väga lihtsad kopid, jällegi väga lihtsad call to actionid, et ma saan kohe poodi minna ja ma ei pea läbi murdma ennast mingisugusest tekstist, mille keegi arvas, et ta võiks ju selle ka läbi lugeda. Ja ma arvan, et see on üks Eesti sellistest väga headest näidetest. Mitte ainult isegi disaini poole pealt, vaid eelkõige just selle poole pealt, kuidas need asjad on läbi mõeldud ja kuidas võetakse need täiesti tavalised särgid, kampsunid, teksad ja pannakse neid meili sisse niimoodi elama, nii et inimesed nendele vajutaks. Siis on eeskuju kindlasti on ka Fab, mis on siis üle maailma väga populaarne viis jällegi ostmaks tuhandeid erinevaid disaini asju. Fab saadab, nüüd ma keerasin muidugi loomulikult selle lõpuks kinni, aga Fab mingi vahe saatis mulle iga päev 2 meili erineva valikuga, mis neil just on poodi tulnud, mis on just viimase hetke pakkumised. Kui ma ütlen, et ma saan iga päev 2 meili nende käest, siis see kõlab meeletult tüütult ja see oli kohutav.
aga täitsa lõpp, iga meili, mis ma sain, ma vandusin ja siis ma ikka scrollisin läbi, vaatasin, noh, mis need siis on. Et nad lihtsalt teevad seda nii hästi. Nad ei räägi pikka juttu, nad näitavadki mulle jälle kohe neid asju, mis tegelikult võiksid mulle huvi pakkuda. Ja isegi siis, kui ma vannun, siis ma mõtlen, et okei, mis see 5 sekundit ära ei ole, see meil lõpuni scrollida ja vaadata, äkki neil on midagi põnevat. Ja siis ma jälle avastan, et ma olen kuskil 10 minutit jälle istunud mingisuguses veebipoes ja vaadanud asju, mida mul kunagi vaja ei lähe. Et on mida nagu kõva taha panna ja ma arvan, et hea efekt on jällegi see, kui te näitate tegelikult nagu neid asju kohe nagu ilusti nagu ees. Eks see on nagu selle poole tunnises väga selline kiire lühike ülevaade sellest, et mis disainiga teha, et sellised minu põhiline sõnum ongi nagu see, et mõelda eelkõige läbi see sisuline pool ja seejärel pöörduda selle sisulise poole selle briefiga disaineri juurde. Sest et mida mina oma agentuuritöös olen väga palju näinud, on see, kus tullakse ja tellitakse uudiskirja põhi. Et palun, et sooviks tellida endale uudiskirja põhja, palju see maksab, millal valmis saab, väga hea. Kui ma küsin, et okei, et mis sinna siis nagu sisse tuleb, siis öeldakse, et mingid uudised paneme sinna. Ja siis ütleme, pool aastat hiljem ma näen neid uudiseid ja ongi niimoodi. On selline, käsi südamel täitsa ilus disain ja seal on uudised sees ja täiesti kasutu kohe delete ja ma ei vaata seda kirja mitte kunagi. Et kui vähegi võimalik, alustage teiselt poolt, rääkige ka disaineriga läbi, mis need on siis need asjad, mis sinna sisse tulevad ja võib-olla te jõuate nagu hoopis parema tulemuseni. Ja vaadake, mida tehakse mujal, proovige ise teha natukene põnevamaid asju kui lihtsalt foto üleval tekst all ja mõelge nende piirangute peale ja pange enda jaoks nagu see balanss paika, et kes on teie jaoks oluline, kas kõik teie kasutajad, kui te saadate välja olulise info, siis loomulikult kõik kasutajad, või võib-olla mitte kõik kasutajad, võib-olla te tahategi ainult jõuda 10% inimesteni, aga need 10% saavad meeletult ilusa uudiskirja, mida nad võib-olla hoiavad alles, saadavad kellelegi veel edasi või midagi veel kolmandat. Et uudiskirjad on hästi põnev asi ja lihtsalt on vaja natuke rohkem julgust, muud mitte midagi. Aitäh!